Tere päevast, siis täna juba mitmendat korda teile tulemast Viljandisse ja mina olen siis Marko Tinkus, olen Viljandi Jaanikohtuse vaimulik. Olen Viljandi praoskonna praost olnud viimased 7 aastat ja üks oluline osa mu kiriklikust teenimisest on olnud ka õppejõus olemine. Olen õpetanud praktilist teoloogiat Tallinnas Usuteaduse Instituudis 12 aastat. Olen abikaasa ja 4 tütre isa ja olen selle kiriku liige olnud 25 aastat. Samamoodi 15 minutisse kõike varem räägitud kokku võtta ei ole vajalik ja ka mingit programmilist tegevuskava ma siin ja täna esitada ei kavatse. Soovijatel on võimalik soetada minu esseede ja lindistluste kogumik Elusama elu poole, kus minu vaated asjadele laiemalt välja tulevad ja ka väikene voldik minu peamiste programmiliste seisukohtadega. Aga siin ja praegu ma jagan siis oma mõtteid teemal, millist kirikut me tahame või mina tahan 3 aspektist või 3 märksõnast lähtuvalt, mis ma olen pannud ka sellesama voldiku kaanele. Kiriku ei tervendaja. Minu jaoks on olnud väga inspireerivad alati need aspektid, need lood Jeesusest, evangeeliumis, mis kõnelevad temast kui tervendajast. Ja mina ei arva, et üksikinimene või ühiskond oleks halb, patune, süüdi. Pigemini on mulle meeldinud mõelda, et meie näha ja kogeda, et meie ümber on palju haigusi, on palju katkist olekut, on palju seda, mis vajab tervendamist, mis vajab uuendamist. Ja tervendamine on ikkagi alati suunatud üksikinimese. Et loomulikult tervist edendavad programmid võivad tõsta inimeste ja ühiskonna teadlikkus laiemalt, aidata propageerida, omaks võtta terveid eluviise, sporti, tervislikku toitumist ja nii edasi. Aga tervendamine ei ole kunagi mingitele gruppidele või massidele või ühiskonnale suunatud, vaid Kristus läks iga üksiku inimese juurde. Ja selles mõttes kõneldes kirikust ja ühiskonnast tundub mulle, et alati on ja peaks olema kirikliku teenimise fookuses eeskätt üksikinimene. Tervendades üksikinimest me tugevdame ühiskonda. Ja ka selles mõttes, et igasugused ühiskondlikud formatsioonid, riigid on ajas tekkivad ja kaduvad. Ma olen täiesti nõus Mart Nuti ja teistega, kes ütlevad, et rahvusliku teaduse ja kultuuri tugevdamine on kiriku üks funktsioon. Aga siiski ka Eesti riiklus on maailmas alguse saanud ja kord saab ta olema lõpp. Inimene on loodud elama igavesena Jumala näo järele, elama igaveses osaluses kolmaigu Jumala ja üksteisega. Ja kui see kuidagi jõuaks inimeste teadvusesse, mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka tegelikult, et me ei kuulu ei pangale, ei ühiskonnale, ei tööandjale, ei isegi mitte oma mehele, naisele või lastele, vaid ainult Jumalale, kes meil on loonud vabaks, siis muutuks elu paremaks. Haljan Udam on öelnud, et praeguse usuelu üks tähtsamaid faktoreid on inimeste vajadus guru ehk õpetaja järele ja muidugi siis ei pea ta silmas mitte informatsiooniallikad, kes võib-olla oskaks vastata kõigile entsüklopeedilistele küsimustele kiriku loo või eksegeetika valdkonnas, vaid see vaimne teejuhataja, õpetaja. Ja Udam on öelnud ka seda, et kahjuks ei suuda suurte religioonide vaimulikud sageli selles rollis olla, kas neil pole siis aega või pole ka oskusi rääkida lihtinimesega usuasjadest, eks see haakub ka kuulamisega, mida Tiit Salumäe, see hea vend just mainis. Nii et selles mõttes on kindlasti oluline kiriku eeskätt vaimulikkonna, aga teiselt poolt ka töötegijate, koguduse liikmete hingehoidliku ja vaimuliku juhendamise kompetentsi tõstmine, mis on ühelt poolt koolituse
küsimus, aga kindlasti ka mitte ainult, see on ka mõtteviisi küsimus. Ja see on ka see küsimus, et nii kaua, kui koguduste töötegijad ja vaimulikud on need eeskätt MTÜ-de juhid ja kinnisvarahaldurid, on paratamatu, et see võimekus jääb sageli kas kasutamata ja siis ta käib alla, nii nagu kirurgil, kes lõikab seal pimesuht võib-olla paar korda aastas, on sama lugu vaimulikuga, kes võtab tihti vastu paar korda aastas, et see kompetents, see oskus tähele panna, kuulata vähe. Tervendamise puhul üks pilt, jah, olin 2 nädalat tagasi retriidi juhendajate koolitusel ja seal üks osaleja tõi väga minust tabava pildi sellest, kuidas sageli käib meil ühiskonnas aitamine või ka tervendamine. Eks ole, et see on nii nagu sellest tuntud kevade loos, kus siis ühel mehel on pohmell, siis tuleb Toots, et süda läigib, nii sauna lavale, eks ole, kas higistad juba, ei tagumik jääb naks lava külge kinni, mis tähendab, eks ole, veel üks sammakas kaela ja siis jookseb riietega minema ja jätab inimese sinna paika. Ja too koolituse osaleja ütleb, et sageli on see ühiskonnas ka nõnda, et igasuguseid programme, igasuguseid tervendajaid, abistajaid, koolitusi, kõik koolitavad kõiki, on tohutult palju, aga ei süveneta inimese tegelikku olukorda, ei süveneta põhjustesse, on mingisugused sellised stamp-teraapiad või vastused ja siis tagatipuks, kui raha on sisse kasseeritud, joostakse minema või lihtsalt leitakse, et minu missioon on lõppenud ja jäetakse siis alasti koolitud inimene, ka hingelises mõttes alasti koolitud inimene sinna paika. Et kirikul on siin kindlasti kogemus, mis ületab paljusteski valdkondades võib olla tahtmata kui vastandada mingilgi kombel, aga psühholoogide või nõustajate kogemused ja see eeldab osalemist ja aktsepteerimist inimese elus tõepoolest kaasas käimist ja kaasas olemist. See eeldab aega ja vaikust, sest müra ja kiirustamine on minu meelest peamised faktorid, mis ei lase meil kuulata, ei luba süveneda, nii nagu Ülo rääkis, probleemide põhjustesse, vaid soodustavad mingisuguste selliste stampvastuste andmist. Ning vastutuse võtmist nii aitajal, nii kirikul oma rahva eest, nii koguduse vaimulikul oma koguduse liikmete eest, kui siis ka tõesti, mulle väga meeldis Ülo see vastus, mida sa andsid enne küsimusele, tegelikult abistamine saab olla ainult see, kui selle kaudu inimene rohkem muutub vastutavaks oma elu eest, rohkem muutub subjektiks, rohkem muutub vabaks ja vastutusvõimeliseks inimeseks. Jeesus alati küsis, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ta ei tervendanud vägisi, vaid tema küsimus oli, mida sina tahad, et sulle võiks muutuda. Ja mõned praktilised märksõnad siit edasi, et kindlasti peaks olema, kui ühiskonna tasandile tulla, siis eesmärk, püüan öelda siis täpselt, et eesmärk meil kirikuna, kiriku inimestena, ka kiriku juhtidena see, et Eestis olevad ravi- ja hoolekandeasutused oleksid vaimulikult teenitud, et oleksid töötavad kaplanaadid surijate juures, psüühiliselt haigete, vaimupuudega ja füüsilise puudega inimeste juures. Et tõesti, nagu täna käis ka läbi, vaimulikud oleksid kaasatud kriisikavadesse ja nõustamisse, et sünniksid mõned retriidikeskused, kus töötaksid eeskätt suurema hingehoidliku ande ja kompetentsiga vaimulikud, kindlasti kiriklikud koolid, lasteaiad, lapseõud, kus esimesi häid märke on näha ja perenõustamine. Teisena nimetan lepitaja rolli, et siis jah, arst juba oma eetika tõttu ei mõista kohut haige ülega siis, kui ta tõesti on palju sisesüüdi, on elanud stressirohket elu või suitsetanud, ta püüab inimest aidata ja teda ravida. Et nii ka kirik ei ole siis kutsutud maailma või ühiskonnale kohut mõistma, vaid juhtima inimesi tervenemise poole. See saab sündida Jeesuses Kristuses avaldanud Jumala armastuse
helduses. Ja lepitajaks olemine kindlasti eeldab võimet taluda ja aktsepteerida nii kirikus kui ka ühiskonnas jutumärkides erinevaid vaime, tundmata seejuures iga kord vajadust valida pooli. Mida ma öelda tahan, on see, et mitte, et me kirikus ei peaks seisma kindlate usualustel või kõlbelistel alustel. Aga tänases ühiskonnas ja kirikus on paratamatu, et on erinevad inimesed, erinevad vagaduslaadid, ka erinevad arusaamad teinekord kõlbelistes küsimustes. Me teame, et on uuemat ja vanemat liturgiat, me teame, et on naised ja mehed, me teame, et on erinevaid arusaamu, näiteks selle tundlikul teemal nagu kooseluseadus. Olen ise julgenud väljendada oma isiklikku seisukohta nii koguduses kui ka ajakirjanduses, et ma ei toetanud kooseluseaduse vastuvõtmist sellisel kujul. Aga ma tean, et minu koguduses, minu kirikus, minu linnas on inimesi, kes mõtlevad teisiti. Nad ei ole sellepärast halvemad koguduse või kiriku liikmed. Mul ei ole võimalik neile öelda, et te kas mõtlete homme päev ümber või te lahkute kirikust. Ma ei tahagi seda teha. Ja nii on ka mitmetes teistes küsimustes. Kindlasti peavad olema seisukohad, aga valida ei peaks me inimeste ja grupeeringute vahel. Pigem on küsimus sellest, kuidas õppida kuulamist, kuidas õppida dialoogi, kuidas õppida jäämise kõige juures väärikuks. Ma pean tunnistama, et Facebookis 2-3 korral tahtsin ka mina diskussioonides oma arvamuse öelda kooseluseaduse suhtes. Ikka, kui sa näed, et ühed panevad ühe logo oma pildile ja teised ja 3-4 korral kirjutasin ja kustutasin ära, et sellises olukorras iga asi, mis sa ütled, ei aita edasi, et pigem valab kuskile. Veelgi õli tulle teeb kellelegi rohkem haiget. Me ei peaks seda. Ja viimane märksõna siis minu poolt on ühendaja, et väga siis pretensioonikas ühendab, jah, et kas kirik või Kristus siis saab olla tänases Eesti ühiskonnas ühendaja. Meid on nii vähe, suurem osa elanikkonnast kirikusse ei kuulu ja vähemasti mina ei julge küll valimislubadusena öelda, et hakkab varsti kuuluma ja 10 aasta pärast on liikmeskond seal 6-70%. Aga kui küsida teistpidi, et kes siis seda ühendaja rolli veel täidab, on need laulupeod, on need olümpiavõitjad, on see välisvaenlane, mis siis liidab ja konsolideerib Eesti ühiskonda, siis tegelikult ikkagi ega ka ju alternatiivi ei ole. Nii nagu ka Ülo täna ütles, kui ei ole usku, siis ei ole midagi. Selleks, et ühendada, peab kirik esmalt ise ühenduma. Minul on häbi sellepärast, et kohati teeme selles kirikus nii vähe koostööd, kui täna oli küsimus, kelleni mille pärast peaks häbedama. Eile olime siin samas kirikus ühe väikese rühmaga pidamas aru, kuidas tuua rahvusvahelisteks ansapäevadeks Jaani kiriku torni kellamäng ja panna kirikukellad kõlama. Üks mees, kohalik ettevõtja, astus ruumi ja ütles, et esimese asjana minu küsimus on, miks Viljandis peab olema 2 kohtust. Miks te räägite koostööst, aga olete seda ise valmis nii vähe ja nii harvadel hetkedel tegema? See oli minu jaoks väga tõsine küsimus just väljast vaataja pilguga. Jah, mõnikord oleme siis selles MTÜ ühiskonnas konkurendid, mõnikord küll püüame ajada ühte asja, aga teeme seda nii nagu võik, haug ja vähk, igaüks oma kandi pealt. Mis võiks olla õige ja ilus on järgmise pildi peal ja see on see, et me siis loome üksteisele tingimusi eduks, vaimulikuks kasvamiseks, et me aitame teisel saada selle külmkapitalt selle karu kätte. Ja see ei puuduta mitte ainult üksikisikuid, vaid ka siis kogudusi. Et me saaksime oma kogudused panna tööle ja toimima sellise võrgustikuna, kus me ei ole konkurendid omavalitsuste, PRIA ja veel kellegi või millegi ees, vaid need, kes võimendavad üksteise tugevusi ja vähendavad üksteise nõrkusi. Eeldusi olla ühendaja on. Kirik saab
liita eri põlvkondi, nende pärimust ja elukogemust. Ainult kirik on niisugune grupeering, kuhu kuulub väga erinevate sotsiaalsete gruppide esindajaid. Meil on kogu maakatte koguduste võrgustik ja see tuleb iga hinnalis säilitada. Kirik saab olla ühendaja Eesti eri regioonide ja paikade vahel, nii Tallinna kui ka Mõisaküla või Halliste vahel. Ning tegelikult ka ühendaja erinevate kristlike konfessioonide või miks mitte ka eri religioonide vahel. Olen oma vaimuliku töös märganud, et seda tegelikult eeldatakse ka väiksemate kristlike koguduste ja konfessioonide poolt. Nad ei vaata enamasti meie poole mitte kadeduse või rivaliteediga, vaid selle sooviga, et meie, siis see tähendab luterlik kirik, võiks olla koostöö initsiaatoriga nendega, ehk nii, nagu ma tean, kõige rohkem tulevase Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopi pärast valletatakse baptistikohtustesse. Aitäh minu poolt ja soovin head mõttevahetuse jätku ja nendele, kes peavad langetama otsuseid ja tegema valikuid tarkust ja